eelkaitses 20 Hendri Välja, number 8 Tristan Pajo, number 11 Kevin Kauber parema palli valdamise ja kontrolli läbi enda mängu peale suruda. Palli küll valatakse, aga ohtlikke momente pole niimoodi tekitatud. Nüüd küpsetab Valner hirmsat pirukat. Tristan Pajal on tühi värav ees. Kukuvad Pärnu mehed järjest pikali, tuleb pealelöök ja see lõpetab ikkagi väravas. Kohe selle jutu kinnituseks 15. minutil või see tähendab selle jutu ümberlükkamiseks lööb Kevin Kauber värava ära ja Pärnu Vaprus saab kollektiivselt tähistama asuda. No millise kala teeb nüüd Karl-Andre Valner seal väravas. Tristan Pajo tuleb, nopib tema söödu vahelt ja triblab Valnerist mööda, ei lähe ise pealelöögile, seejärel seal keegi pärnakatest värava ees kukkus, aga teises laines oli olemas Kauber, kes ühe puutega peale laetas ja tundub esimese hooga, et Valner sai küll jala vahele, aga see ei ole piisav ja Pärnu vaprad karud saavad seal tribüünil täiega tantsu ja laulu lüüa. Tool ripub Hendri Välja nüüd korralikult küljes, aga tuleb sööt läbi, Ainsalut ühe puutega paiss kõrvale. Tambe tuult vasaku jalaga peale lööks ja võtab rikošetti, aga Nõmm saab kätte. Tuleb siit tõste, Kauber on päris üksinda jäänud ja pall on seal värava suunas ka. Pedrolt vasaku jalaga kuul ja see lendab otse Nõmmele sülle. Lepistu, Schöning Larsen. Läheb ise parema jalaga peale löögile, meetrikes jagu. Korraliku jätku siit ei tule, Turr. Pealelöök rikošeti võtab ja nurgalöögi Levadia teenib. Sakarliuka. Ruumi nüüd on natukene, tuleb siit pealelöök ka päris ohtlikult sinna alla nurka kerib ja tõmbugemale. Otto. Läheb ise ja võtab pealelöök ja järgast. Iborolt kuul, see võtab väga ohtliku rikošeti ja maandub väravas. Õnnega pooleks saab Levadia 58. minutil esimese värava kätte. Ibor on selle esimese pealelöögi sooritajaks, kes nüüd selle lõpliku rikošeti enda nimele saab, jääb esimese hooga selgusetuks. Kordus vaadates peaksime saama targemaks, aga Nõmme ja Vapruse jaoks on niivõrd õnnetu puute sisse võttis, et ei jõua Nõmm seal ka enam reageerida ja peab palli enda võrgust välja korjama. Sakarliuka. Tõste tuleb siit päris ohtlikult läbi ja maandubki väravas. Tundub, et mitte keegi sealt karistusalast seda suunama ei pääsenud, aga mees, kes palli värava suunas teele pani, oli Erstajiri ja 62. minutil saab ka tema tabamuse kirja. Vaprus on nüüd mõne minutiga lasknud endale mitu tükki lasta ja nende seis on hoovilt palju raskem. Saame kordusest näha, kas taaskord oli tegu ka mingi rikošetiga, esimese hooga paistis mitte, sest mehed kollektiivselt Adžirit õnnitlema jooksevad. Aga Levadiat hetkel see kindlasti niivõrd Pajolt hea kõrge pall tuleb, kas pääsetakse suunama, Lepistu vist ise ette, aga klaarivad Vapruse mehed selle esimese hooga minema, rikošetist peale löök. Schöning Larsenilt uus üritus ja väga ohtlikult lendab pall oma meeste jalast latti ja on seal uuesti viiekasti joone peal lahti. No kus tuli nüüd turm tuld pärnakate väravale nii oma kui vastaste jalgadest. Jäi siin järjest märkamata, kes kõik õnne sai proovida ja lõpuks tuleb taaskord selline ohtlikult keriv pall, see on ohtlikult lahti ka seal uuesti, aga pealelöögile ei pääseta ja antakse penalti sellest olukorrast või? Vapruse pink plaksutab, Levadia poole pealt on Michael Schöning Larsen jäänud murule lebama. Levadia pink väljendab hämmingut ja nüüd tahaks küll kordusest näha seda olukorda. Schöning Larsen jäi seal koheselt murule lebama, Maalin võttis väikese hetke. Kauber on igatahes palli taga, 79. minut on käima läinud. Kauber versus Valner duellis jääb peale Kevin Kauber, kes selle palli võrku rammib ja Pärnu Vaprus saab hakata kollektiivselt tähistama. Tuldi kaotusseisust välja, on saadud teine värav kätte ja nüüd läheb mänguks viimaseks veerand tunniks. Kevin Kauber ja Pärnu Vaprus 2, Levadia samuti 2 ning nüüd on põnev periood ees. Vaprate karude ees kollektiivselt tähistama asutakse ja saadab Kauber Valneri ühele poole. Siit kommentaatori boksi nurgalt vaadates tundub, et ise lõi rohkem sinna keskele tsooni. Läheb see sööt siit läbi, tuleb parem alaga pealelöök ja suurepärane reaktsiooni tõrje. Uuesti kombineeritakse seinasöötud abil, vasaku jalaga tuleb pealelöök, see lendab meetrikes jagu. Ainsalu. Korralik senderdus tuleb, pall on päris ohtlikult lahti, seal päästakse löögile uuesti Nõmm vahel, järjekorda pealelöök, see võtab rikošeti ja uuesti pall Sakarliuka poolt karistalasse, Valik lööb selle ettepoole Pajole ja annab peakohtunik Maalin vilet. Kodumeeskond Levadia 2, Pärnu Vaprus 2 ja korraliku võitluse tulemusena see kohtumine oma lõpu saab. Kevin Aaloe, korralik võitlus täna, korralik tulemus, 2-2 viik Levadiaga. Räägi, millised on sinu esimesed mõtted peale mängu? Kõva meeskonnatöö, et kõik suhtlesid, kõik tahtsid. Isegi kui 2-1 jäime kaotusseisu, siis suutsime välja ronida, et see näitab nagu sisu, et ma ütlen jah, meeskonnatöö oli praegu võti.
Avapoolel lõite selle esimese värava ära, seejärel kohe Levadia palli valdamise mingil määral oodatud võtti, sest langesite liinidega madalamale. Mis need vaheajutud olid, sest tundus vähemalt niimoodi jätkata, et sellest energiast võib teisel poolel väheks jääda, korraks jäigi, aga ronisite edukalt välja. Ja no põhiline oligi, et me ei vajuks nii ära, kuigi ikkagi lõpus vajusime, sest et klassi on Levadial kõvasti ja suutsin meid kuidagi väga enda sinna kasti lähistele suruda. Jah, poolel oligi, et ei vajuks nii ära, proovime ka ise palliga mängida, et siis nad ju väsivad, et saame ka mingi olukordi tekitada. Ja enam-vähem täitsime selle, kuigi liiga alla vajusime lõpus. Eelmises voorus Tammeka vastu võit, nüüd Viik, Harju Etka laagrist revisite ennast 1 punktiga mööda. Tundub, et tervikuna meeskonnas meeleolu ja muu super. Ja, kindlasti, et algus oli meil natuke raske. Nüüd, kui muru peale saime, siis kuidagi oleme selle vankri veerema saanud, et siit ainult edasi. Järgmise vooru kohtumine Kuressaarega, seal ka usutavasti eesmärgid kõik selged ja veelgi seda vahet tagapool olevate tiimidega kasvatada. Ja muidugi, et meil esimene mäng oli kaotus ka veel, et me tahame kindlasti kätte maksta. Seda on hea kuulda. Elma tänane, soovin palju edu. Ja tuleb Levadia poole pealt ka ründaja Robert Kirssi ja meie juurde. Robert, tervist! Sinu puhul 2-2 Viik täna. Tulid vahetusest, lõid värava, saite ka teise kätte, aga kokkuvõttes räägi ka, millised on sinu esimesed emotsioonid peale mängu? Esimene emotsioon tahaks ropendada, aga kehv mäng, väga kehv mäng meie poolt. Vingiga ei saa rahul olla, sellise mängupildiga ei saa rahul olla. Emotsioonitu, aeglane, väga palju mõtlemist. Avapoolel lasite selle esimese värava endale ära lüüa, hakkasite aktiivselt otsima vastukäiku, aga vähemalt kõrvalt vaadates tundus, et jäi väga ümmarguses kogu see rünnak. Sa ise küll tol hetkel platsil olnud, aga kas võib nõustuda? Ei, ma olen täiesti nõus, väga ümmargune, väga kehv jalgpall esimene poolek meie poolt. No, kas võib tunduda, et see laupäevane karikafinaal võis ka veel meestel jalgades olla või ei taha seda kuidagi põhjenduseks tuua? Ma ei tooks seda põhjenduseks. Meil on pikk pink ja me oleme profimängijad, et see ei ole mingi vabandus. No individuaalses mõttes väga palju mänguaega sul sellel hooajal olnud ei ole. Nüüd see tuli platsile, esimese värava lõid ise, teise puhul tegid sellise nõksu, mille puhul Nõmme jaoks jäi Adžiri löök püüdmatuks, et vähemalt miski, mida kaasa võtta endal sul tänasest mängust äkki? Ainuke mingi väike positiivne asi, aga see ei vähenda seda kaotusvalu või nende punktide kadumist, ütleme nii. No kaua ei ole aega nukutseda, nädalavahetusel uus voor peal ja usutavasti eesmärk absoluutselt kõigile selge naasta võitude rajale ja mitte lasta Floral liiga kaugele ette ära minna. Täpselt nii, ma arvan, see on hea, et see mäng nii ruttu tuleb, et tahame kindlasti võiduga laagrist koju minna. See on hea kuulda, Robert, me täname.